Tere taas! Vahepeal me kogesime kõik ühte väga hullu järjekordset kuumalainet ja pean samamoodi ütlema, et kasvuhoonesse ma eriti ei jõudnud ja kui jõudsin, siis tegelikult lihtsalt kassin ja põgenesin siit taas kord. Aga täna on esimene päev, kus on jahe, et ainult 25 kraadi. Kohe on hästi palju energiat ja inspiratsiooni, et aias siis need hooldustööd ka ära teha ja jõudsin lõpuks ometi kasvuhoonesse. Ja mida ma näen on see, et mul on vaja ruttu taimed üles siduda, et midagi ei juhtuks nendega, et nad ei murduks. Ja mulle vaatab vastu siin pärast džungel, nii et nüüd ruttu tegutsema. Ja siis mõtlesin ka, et näitan teile ka hea meelega, et kuidas neid taimi ikkagi kärpida ja mida teha siis, kui nad just parasjagu õitsemas on. Selles mõttes, et mida siis nagu teha oma tomatitaimedega. Selleks on ennekõike vaja teada, mis laadi tomatitaimedega tegemist on ja minul on 3 peamist varianti siin olemas, nii et saame need kiirelt üle käia. Kõige sellisem hoolevabam on ikkagi valida endale mõni selline rudutomat või kääbustomat ja neid sorte on meil hästi palju valida. Siin minul on Midinal Red ja sel aastal oli mul oidu õigel ajal ta külvata ja minu peamine eesmärk oli saada esimene saak nendelt minitomatitelt. Nende hooldus on ülimalt lihtne selles võtmes, et neil ei ole, näetegi, et see on minu käsi ja see on see taim, eks ole. Siit ei ole midagi ära võtta, et siin ei pea võtma ära juurekaenlast kasve. Nad võivad siin olla, aga nad tegelikult taandarenevad siin. Siit ei pea ära võtma lehti ja viljad tulevad taime tippu, sellega ta lõpetab ka oma kasvu. Lehti on taimel vaja selleks, et ta saaks ennast toetada fotosünteesi toel ja areneda ja see täpselt nii ongi, et lihtsalt ma ootan, millal ka need ülejäänud viljad kasvavad oma suuruse täis, kuni need värvuvad, nopin need ära ja ma arvan, et see taim isegi ei lähe enam uuele ringile mul, vaid mul on neid potte vaja järgmiste asjade jaoks. Et ülimõnus, võtab vähe ruumi, võib korraks ära unustada ja tomat teatavasti ka natukene andestab, kui kastmine pisut hilineb, aga mida ta ei andesta, on see, kui tal toitaineid ei ole. Ja kui te talt kõik lehed ära võtate, mida ma kahjuks hästi palju siiski näen hobiaiandusgruppides, kus on sellised sandistatud taimed, et taimed siiski tegelikult vajavad oma lehti selleks, et normaalselt areneda. Siis teine grupp, hästi oluline ja tegelikult väga armastatud on need nii-öelda põõsastomatid, mis on siis ka determinantse pakendile märgitud, mis tähendab seda, et tema samuti lõpetab mingi hetk oma kasvu. Ja tema kasv samamoodi lõpetab õiekobaraga või õitega või viljadega, kuidas soovite. Et siin mul on üks sort, mis on mul lausa potti pandud, on Tasmanian Chocolate, pärimussort jällegi, meie pere üks lemmikuid ja tema panin potti sellepärast, et ma mingi hetk viin ta isegi terrassile enda perele vaatamiseks ja külalistele grillimise kõrvale, et tema viljad siin tulevad, hästi kena, kompaktne taim ja igati ka dekoratiivne ja tõeliselt ka maitsev. Et pärandsortidega on selline asi, et nad mitte ei ole huvitava kujuga, aga nende peale võib loota ka, et maitse on hea, et kui muidu vaadata kusagil seemne sordivalikut ja lihtsalt valida välimuse järgi tomatitaime, mis võib olla hästi huvitav lilla või mustriga, siis tõepoolest jah, nad on väga dekoratiivsed, aga maitseomaduste poole peal nad võivad teid alt vedada. Aga eks tomatitega ongi see, et tuleb proovida ja mis endale meeldib, siis seda siis kasvatada. Ja tema on siis determinantse kasvuga ja siin on hästi näha ka, et viljad on siit tulemas ja siis siin on, tal on 2, ütleme siis latva. Temal ei ole vaja midagi ära võtta praegu. Et kõik need lehed, mis siin on ilusad terved ilma haigustunnusteta. Siit alt on tulemas veel üks kasv. Selle ma jätan alles sellepärast, et see võib suve jooksul anda mulle vilju juurde ja see kuidagi seda taime ei koorma. Vajaks ta kindlasti paremast toestust, kui siin praegu see bambuskepp on. Ja kuna ta praegu tegelikult ongi õitsemas ja mind tegelikult huvitabki see, et kui palju see kuumalaine tegi kurja, sest et kui temperatuurid ikkagi lähevad siin kasvuhoones ka ligi 40 kraadini, siis tomati õietolm sureb ja muutub infertiilseks ja ta tegelikult enam vilju ei viljasta. Nii et ma natukene jälgin veel, mis nendest õitest saab.
aga see siis lihtsalt näiteks üks determinantne sort või põõsastomati sort, et kuidas soovite. Nii, siin on veel üks determinantne sort mul kõrval. Seda sorti New Big Dwarf ma kasvatan esimest aastat. Sain selle seemne ühelt väga armsalt töökaaslaselt. Eks me saame siis sügise poole muljetada, et kas on ka hea tomat. Et see on siis USA aretajatelt tulnud, aga ka vaba tolmlemisel tema sorgiomadused pidid säilima, nii et kui ta mulle meeldib, siis ma ilmselt endale võtan mõned seemned ja näitan teile ka, kuidas seda hästi lihtsalt teha. Aga siin on ka seda väga hea näidata, et tal on 4 latva ja see ei ole kuidagi palju sellele tomatile, sellepärast, et umbes sellisel kõrgusel, nagu ta praegu on, no natukene üle meetri tema oma kasvu lõpetab. Ja ka hetkel ma näen, et kõik need lehed, mis tal siin küljes on, see võib-olla siin peakaamerast vaadates tunduda natuke nagu metsik, aga tegelikult on kõik väga hästi, et tal on kõiki neid lehti praegu vaja, sest praegu ta õitseb, ta hakkab endale vilju kasvatama ja läbi lehtede ju taimed tegelikult oma energia kätte saavadki, nii et mitte midagi ei ole siit ära võtta. Vahepeal ma istutasin küll kohatäiteks siia maasikfüüsalid ja mul on siin mõned paprikad ka, kes sügiseks tegelikult kasvavad ligi 2-meetriseks, aga neil on muidugi rohkem aega alati. Nemad ei kiirusta. Siis ma võib-olla vaatan jah, et ma võib-olla võtan siit mõne alumise lehe ära selleks, et lihtsalt see õhk liiguks siit altpoolt paremini. Aga noh, siin on rohkem ka nagu valgusele avatud ja ma jätan need lehed alles, et taimed tegelikult vajavad oma lehti. Ja kuna ta on ka põõsastomati sort, siis ei ole temal siit lehekaenlast neid asju vaja ära võtta. Kui te muidugi näete, et ta läheb liiga tihedaks ja on nagu ohtu ja võib-olla mõnd teistel kõrval olevatel taimedel on mingeid haigustunnuseid näha ja te näete, et võib-olla see õhk ei tule sealt läbi, siis võib-olla mõni latv siit ära võtta, aga see on rohkem nagu tunnetuse küsimus ja see tuleb rohkem kogemustega, aga praegu on kõik väga hästi. Siit alt on ka tegelikult näha, et muidu on viljad tulevad täpselt siia, kuhu nad tulema peavad, eks ole, nii-öelda peatüve külge, aga siit alt on tulemas veel kasvud ja need ma samuti jätan siia alla. Muidugi põõsastomatitel osadel nad justkui nagu taandarenevad või kuidagi niimoodi ei arene lõpuks välja ja need ka ei õitse. Aga kuna siin, siin oli hästi kõrge temperatuur ja osad õied kukkusid ära, siin on maast kohe hea näidata, õied kukkusid ära koos selle rohelise osaga, kus on viljaalge. Ja no ma ütlen, ma tõesti süüdistan ainult kõrget temperatuuri praegu, siis ma jätan ka neid siit ilusti alles, mida tegelikult ka põõsastomatile ei pea ära võtma, et äkki ma saan siit siis neid vilju juurde ja see nagu kompenseerib selle 10-päevase kuumalaine tekitatud kahju praegu. Ja siis elementaalsest viisakusest mul on plaan ta ikkagi ka ära toestada, et kui viljad arenema hakkavad, et ta siis oma raskuse all kokku ei kuku. Nii, aga liigume edasi selle 3. peamise grupi juurde. Ja see on siis indeterminantne tomat, kes ilmselt kasvaks igavesti, kui meil ei tuleks sügist ja tema lõpetabki kasvu siis, kui temperatuurid langevad, meie oludest rääkides. Ja kuidas ma aru saan, et on indeterminantne sort, on see, et temal tulevad lehekaenlas sellised pikad kasvud, mille me võtame ära, sest ma ei taha, et ta meie taime kurnab. See sort on siin Goldkrone, ta on kollane kirstomat, ta on tõeliselt vana sort, võiks öelda, et pärandsort ja ta on nagu tõeliselt vist kõige magusam sort üldsegi. Nii et me oleme oma peres teda kasvatanud, ma arvan, 10 aastat vähemalt. Ja siit ma alt ka näen, et üks kasv on täpselt selle koha peal, kus ma olen üles sidunud. Ja siin all on üks leht ka ülessidumise juures, et siit on ka hea näidata, et minule meeldib üles siduda paelaga, aga ma alati jälgin, et see sõlm on meremehe sõlm mul, et ta ei hakkaks mitte kunagi seda taime siit pooma. Et isegi kui nagu ta tõmbab natuke nagu lukku, siis tegelikult ta ei tohi takistada toitainete liikumist. Ja siit alt ma need väiksed lehed võtan ka ära, kuna nemad niikuinii enam valgust ei saa, nad on ka värvuselt näha, et on natuke heledamaks muutunud. Need ma võtan ära selleks ka, et siin see varakevadine porgand siin laseks natukene õhku liikuma, aga teisi lehti ma veel ära ei võta, sellepärast et ta tegelikult alles alustas õitsemist. Võtan ära siis need kasvud, see võib tunduda natukene selline kuritegelikuna,
siin on ka näha, et siin on õiealged, aga tegelikult selleks, et oma saak kätte saada, ma ei taha, et see taim oleks kurnatud. Ja kui keegi üldse suudab üle pingutada kasvamisega, siis on see mõni indeterminantne ehk siis kasvu mitte lõpetav tomatisort. Ja siin on küll niimoodi, et siin on vaja sekkuda. Ja siin on nüüd hea koht näidata. Siin on justkui 2 latva, eks ole. Kumb see lehekaenlast nüüd on tulnud ja kumma nüüd jätta, eks ole. Vaatame. Ja siin on ka näha seda, et ma ei ole siin kasvuhoones ligi 2 nädalat mõistlikult aega veetnud ja mul on vaja ta niimoodi korralikult üles siduda. Nii, mida ma näen on see, et see õievars, mis siin on, mulle meeldib. Et siin on ka näha, et on ära kukkunud mõned õied. Süüdistan jällegi liiga kõrget temperatuuri, et ta ei ole saanud viljastuda. Ja ta on selle parempoolse küljes, nii et vaatan, kus mul õnnestub see ära murda siit. Ja mina just murran, et seda ei ole vaja tegelikult lõigata. Aga pärast ma võib-olla käärdiga käin üle, et siit ilusam on, et tegelikult ideaalses maailmas oleks vaja need varem ära võtta. Teine asi, mida veel märgata koldkroone puhul on see, et tema esimene kobar on siin kuskil meetri kõrgusel. Ja sellistel kõrgekasvulistel tomatitel on tegelikult see täiesti normaalne. Sellepärast, et kui see kobar areneb, viljad kasvavad, muutuvad raskemaks, siis ta vajub see niimoodi alla. Ja me tegelikult ei taha, et viljad vajuksid ja langeksid vastu mulda või mis iganes on, kes kasvatab turba peal, on ju. Et ma tahan, et nad oleksid õhus, nendele pääseks õhk ligi, ei teki haigusi, et nad saaksid piisavalt valgust, nii et seda ei pea kartma, et miks siin allpool ühtegi viljakobarat ei ole. Nii, ja nüüd ma lihtsalt keerutan teda siin, et need kõrgekasvulisi, neid võiks proovida niimoodi üles siduda nööriga. Minule tundub see lihtsam, aga neid põõsastomateid, et tegelikult nendele ma olen näinud ka piisab täiesti tugikeppidest. Nii, ja siin on nüüd järgmised 2 kohta. Siin on väike kasv, võtan selle praegu juba ära, saan ta juba kätte, eks ole. Ja siin on üks salakaval, lihtsalt selleks, et taim ei koormaks ennast. Ja ma natuke tunnen ka, et see nöör on natuke lõdvaks vajunud. Nöörid ma tavaliselt kasutan mitu aastat. Tõmmata natuke üles poole ja pesen nad korra läbi ja läheb jälle. Et kui tegelikult tomatikasvuhoones ka, kui jälgida kahjureid, lasta talvel neil ära külmuda ja lund enne mitte küll siia kasvuhoonesse sisse tassida, kui külm on läbi käinud, kui võib-olla on võimalik ka siin sulaja ja külmumise vahepeal labidaga mulda liigutada, siis kahjurid tegelikult hukkuvad. Ja selleks, et reguleerida teisi taimehaigusi, peabki lihtsalt vaatama, et kuidas on niiskus, kas õhk saab liikuda taimede vahel ja kui kohe on mõni haigustunnustega leht, siis ära võtta. Et praegu ka ma näen, et tegelikult see leht enam väga palju valgust ei saa, ma võtan ta ära. Aga kõik teised lehed ma jätan praegu alles, sest ei ole mingit põhjust seda taime kuidagi sandistada. Tal on tegelikult ka oma lehti vaja. Aga nüüd, kui näiteks sellel viljavarrel on viljad juba valmis, tegelikult tomatil me võime rääkida ka marjadest, eks ole, siis ma siit alt võtan need lehed ära, sest et kui ta niimoodi siia alla paindub, siis tegelikult ma tahan, et ta saaks ka hästi ilusti valgust. Sest siis ta värvub ja tuleb maitselt hästi magus, just nii nagu oldkroon olema peab. Ja samamoodi siin taga on ka üks kõrgekasvuline tomat mul. Teile võib tunduda, et nad on tihedalt, aga tegelikult ei ole. Siis ma tean täpselt, kuidas minu kasvuhoones asjad töötavad ja igaüks tegelikult peaks ise jälgima, kuidas tema aias või tema kasvuhoones taimed kasvavad. Et aiandus ei ole sellist asja, et kui üks teeb niimoodi, et siis see toimib igal pool. Ei ole. Peate ise jälgima, et see on üks lihatomat mul siin punane. Ma ei tea ta sorti, aga tema on samamoodi pärimussort. Ta on praegu natuke lõdvalt, aga last olla. Temal on väga vähe tuleb miski pärast neid lehekaenlast kasve. Aga alumised lehed, need ma võtan ära, sest mul on siin kummelteinud ise külvi. Ja mul on siin veel natuke salatit ja mul on siit veel porgandit üles võtta. Mul alati meeldib tegelikult kasvuhoonesse panna porgandit, sest siis ma saan oma esimese saagi siit. Aga mind huvitab ka see, et see õhk siit saaks liikuda. Et praegu on taimed väga ilusti terved ja mingit jama nagu ei ole siin. Kes on eriti metsik
on veel üks pärimussort, on raisetomato, Old Travel Tomato või reisitomat. Tema on üks Prantsusmaalt pärit pärimussort. Tema erisus on see, et ta kasvab selliste peenete ribidena nagu lihatomat. Ja tema, nagu ka nimi ütleb, siis tema on nagu see reisitomat, et seda saab süüa ilma noata. Et temalt saabki neid ribisi nagu võtta ilma, et neid peaks kartma, et see mahl kuidagi riideid määrib. Aga teda nagu kasvatada on hästi kummaline, et ta tõesti käitub teistmoodi. Ta on ka tegelikult indeterminantne sort, aga meile ta lõpetab kasvu mingi aeg varem ära. Aga ta teeb seda harunemist nagu nii hulluks ja nüüd, kui vaatab nagu selline asi siin otsa, siis ka minul tegelikult hetkeks tekib nõutus. Ja nagu lihatomat ka, osad teevad selliseid segaõisi ja tema teeb neid eriti, sest ta vili on ka selline hästi ribiline ja vähese mahlaga, et ma hiljem sügisel saan teile näidata. Maitseomadustelt ma ei tea, kas ta on nagu selline, et peaks teda kasvatama, et ta on siuke hapukam. Aga samamoodi ma proovin siit nüüd nagu selgust saada, mis siin toimub, sest nii see asi kasvama jääda ei saa. Õhk peab läbi saama, valgus peab läbi saama ja tomatil on vaja neid lehti, mis on siin need suured lehed, mis seda taime absoluutselt toetavad. Aga selleks, et ma saaks taga nüüd korralikult üles siduda, ma võtan ära selle ühe külgharu. Oi, see tuli nii hästi ära. Mul on väga kahju, siin olid juba viljastunud õied küljes, aga see on minu oma süü, et ma lihtsalt ei suutnud siia sisse astuda. Nüüd ma parandan oma vead. Ja ei pea absoluutselt nagu metsikult jätma ka külge neid kasve. Ei pea metsikult jätma külge ka õievarsi. Nii, ja tema on otsustanud siin 3 minna. See on küll midagi uut. Kelle võtame samuti ära. Ma tean, et ta kasvab mulle laeni välja. Ma olen teda 3 aastat kasvatanud ja ma tegelikult kasvatangi teda sellepärast, et ta on nii toredalt lihtsalt näeb välja ja ta on nagu tore näidata külalistele. Ja tore on autosse kaasa võtta, kui on väike laps, sellepärast, et ma ei pea pärast salongipesuga tegema, sest tal tõesti on hästi vähe mahla. Et siin on näha ka, siit on tulemus üks selline tõeline tohutult ribistunud taim, vili. Nii, mõnikord tuleb vilja oksa külge uued lehed. Ma ühe lehe jätan siin, et see toetab samamoodi selle vilja arengut siin, aga selle kasvu siit, mis nägi kasvu moodi välja, see ma võtsin ära. Ja nüüd tuleb otsustada, et kas ma jätan 2 latva talle. Põhimõtteliselt, kuna tema kõrval on teine samasugune, see on ka, ma näen silti raisetomato, Old Travel Tomato, siis ma temale jätan 2 latva ja tema võtan 1 latva peale. Et siis ka tegelikult ma praegu seon üles selle latva, võtan siit veel ära juure kaelast 1 kasvu. Vaata, mis siin toimub. Aha, see on latv, jääb kasvama. Ja siis ma otsin paela ja tegelikult, kui ma olen otsustanud, et ma jätan selle teise latva ka alles, siis ma siit maalt seon ta samamoodi niimoodi ülesse siia lakke. Et oleks hästi toetatud, et praegu vaatad küll, et ei ole midagi hullu. Et see kasv, latv on ja teine ka, et on toetatud, aga nii kui siin need rasked viljad hakkavad arenema, siis ta võib lihtsalt kukkuda ja ära murda. Ja seda me ju ei taha, eks ole. Ja siin sama sort siin kõrval, et siin samamoodi, et seda pahna nii jätta ei saa. Võtan ära alt need lehed, mis olid taimel siis, kui ma siia kasvuhoonesse istutasin. Et see aasta oli mai ja vastupidiselt oli meil külm. Ja kuskil mai keskpalgas ma nad siia maha panin. Natuke hiljem kui teised, sest et tegelikult see 2 nädalat külma ilmaga varem istutamist tegelikult ei anna saagi osas mitte mingit eelist. Nii. Oli küll õitega kasv, aga võtan ära, sest et ega see taim ei ole eriti just tugeva kasvuline sort. Ja võtan ära, nende otsused. Mõlemad on toredad. See tuli plõksuga ära, see tahtis ära tulla. Nii, ja palju parem. Ja nüüd on minu siin ühel sellisel kõrgekasvulisel pikliku viljaga paprikal ka parem hingata.
ja kuna ma seda raisatomaatot kasvatan rohkem nagu hobi pärast, ma ei looda siit nagu sellist saaki saada, et hakata endale hoidiseid tegema, siis tal on siin väga tore olla. Ja siin samamoodi on näha, et kuumus on teinud liiga, tulevad ära. Aga see on okei, selles mõttes, et tomat on ikkagi selline suure tahtmisega taim ja ta õitseb uuesti. Eriti sellised sordid, mis ei lõpeta oma kasvu. Ja kui meil tuleb normaalne suvi nüüd edaspidi ja on ilus pikk sügis, siis lõpptulemus on selline, nagu mitte midagi ei olekski vahepeal juhtunud. Selles mõttes on tomatitega tore toimetada, et nad küll näitavad iseloomu, aga nad on väga andestavad. Nii et mina jään siia nüüd seda ülekasvanud džunglit kärpima ja üles siduma. Ja kui mul on juba näidata teile vilju, ma hea meelega näitan sügise poole teile vilju, sest mul on siin teisi ka hästi huvitavaid pärimussorte. Osasi olen kasvatanud siin ligi 10 aastat, osasi katsetan see aasta esimest korda. Ja siin on mõned sordid ka, mis ma olen saanud Diamorfini käest, kes on teada-tuntud pärimussortide koguja ja paljundaja. Nii et avastamisrõõmu on siin ka minule väga palju sel aastal ja loodetavasti teile ka. Nii et mina jätkan siin toimetamist, sest praegu on õhtu ja praegu on siin hea olla. Ja teile siis natuke mõtlemist, et kuidas oma tomatite eest hoolitseda. Kõike kaunist!